Kaia, vahepeal on nüüd pool aastat mööda läinud sellest, kui me liidri arenguprogrammiga lõpetasime ja öeldakse, et kui küsida koolitused tagasisidet vahetult pärast koolituse lõppemist, siis paremal juhul on võimalik kraadida inimeste emotsioone, aga tegeliku kasuteguri kohta midagi suuremat teada ei saa. Kuidas sa täna tagasi vaatad sellele programmile, mida sa siit enda jaoks leidsid? Kõige rohkem võib-olla, mida ma siit meenutan, ongi need päris lood päris inimestelt ja nende nii-öelda kogemus. Et raamatust õppida ju võib, aga kui sa õpid kellegi teise lugudest, kuuled neid, saad nendega koos nende üle arutleda, et see kindlasti on nagu üks väga suur pluss selle koolituse puhul. Kui sa liidrina endasse vaatasid tõenäoliselt ka selle programmi raames, sest seda tegema me ju ometigi teid kõiki julgustasime. Mida sa enda jaoks tähenduslikku avastasid? Ma avastasin seda kindlasti, et kui ma aasta tagasi näiteks tegin seda disktesti siin, siis need tulemused, mis sealt tulid, olid väga ootuspärased minu jaoks. Ja nüüd aasta hiljem ma paari nädala pärast teen selle uuesti ja ma arvan, et see on oluliselt muutunud. See, milline ma tegelikult juhina olen. Ma aasta tagasi, kuna siis ma olin ju 6 aega põhimõtteliselt olnud sellel positsioonil, siis ma nagu ise kujutasin ette, et milline ma võiksin olla. Aga ma tegelikult ei ole selline, nagu ma arvasin, et ma olen juhina. Kui sa mõtled liidri enesearengu peale, millest tihtipeale saab võimestatud ka meeskonna areng, siis mida sa ise kõige olulisemaks või tähtsamaks pead, mille tuleks tähelepanu pöörata? Mis ma ise olen mõelnud, et sellel aastal ma kindlasti oma tiimiga teen, on see, et ma proovin teha neile kõigile selle eneseanalüüsi, sest et inimesed arvavad, et nad on mingisugused, aga tegelikult võib-olla teised näevad neid hoopis teistmoodi. Ehk et see nii-öelda enesest arusaamine tiimiliikmete suhtes on kindlasti nagu väga oluline, et nad saaksidki aru, et kuidas nad mõjuvad selles inimeste grupis, kuidas nad võib-olla peaksid ka teistega käituma, kui nad teavad nende teiste inimeste kohta võib-olla rohkem, et selline tiimi koos toimimiseks, ma arvan, et see eneseanalüüs kõikide jaoks on nagu väga oluline. Mis on need tööalased asjad, mille üle sa viimase aasta kontekstis enne kõike hea meelt tunned? Ma arvan, et meie tiim on nüüd muutunud stabiilseks, et kuna meil oli see suur muudatus seal, et inimesed pidid lahkuma, siis pärast seda kogu see olukord oli kuidagi selline ebakindel, et inimesed ei teadnud, et kas mingi hetk tuleb järgmine laine, öeldakse, et nii, nüüd on kõik või mis sellest saab, et ikkagi Rakutenil on plaan meiega ja see plaan ei ole lühiajaline, et ma arvan, et see on kindlasti muutnud seda tiimi kuidagi nagu stabiilsemaks. Ja võib-olla ka see, et meie nii-öelda tuleviku suund, et kuhu poole me selle Rakuteniga liigume, et võib-olla see on ka kuidagi saanud selgemaks meie enda jaoks. Kui oluliseks sa pead seda, et juhtidel on võimalik teiste omasuguste või ametikaaslastega mõtteid vahetada? See on väga-väga oluline, sest et vahepeal ongi selline tunne, et sa istud üksinda oma murega või oma rõõmuga ja ei tea, kuhu poole minna, aga kui sa räägid teiste juhtidega, siis saad aru, et tegelikult kõigil ongi täpselt samasugused mured, rõõmud ja see kuidagi on nagu rahustav teada, et ikkagi, et asi ei ole selles, et sa ei saa hakkama või sa ei oska, vaid et sellised probleemid ja ka mured ongi kõikidel teistel ka, et see lihtsalt on nii. Ettevõte areneb ja kasvab ja siis kõik see sinna juurde kuuluv ongi kõikide juhtide igapäevatöö.